Minu selja taga asub Georgi Lindiga Honda ning Georgi Lindiga Honda taga asub omakorda Aleksandri kirik Narvas. Kirikus 10 aastat tagasi seisid ainult varemed, kui tänaseks ja 30 miljonit krooni hiljem on tegu päris korraliku kirikuga, kus on näiteks tornis ainsa Eesti kirikuna lift. Samas on kired kiriku ümber endiselt käimas, sellepärast et väidetavalt on kogudus võtnud endale laenu miljon eurot ning praegu on selle tagasimaksmisega raskustes. Kirikuõpetaja Viljo Jürjo peab seda kogu asja finantsbanditismiks, kuid praegusel hetkel on negatiivne stsenaarium selline, et kogudus võib kirikust ilma jääda ning kõik kiriku varad lähevad omakorda müüki. On see võlg siis olemas või mingil määral, mingis osas on võlg olemas? Mitte mingil määral ei ole olnud. Ei laenuna, ei tellitud tööde maksmata jätmisena. Kogudus ei ole kõigepealt ühtegi tööd tellinud. Kuna kogudusel ei ole olnud mingit ei kohustust ega võimalust maksta ehituse arveid, siis ei ole sellist laenu ja teiseks ma imestan, milline ehitusfirma laenaks ükskõik missugusele asutusele siis 4-5 aasta kogu käibe suuruse summa lihtsalt suusõnalise jutu peale, nagu väidetakse. Kurja juureks on garantiileping, millega võttis Villu Jürjo endale koguduse nimel vastutuse kirikut taastanud sihtasutuse projektijuhi Heiki Lättemaa laenulepingule. Lättemaa sai 5,5 miljonit krooni ehitusfirmalt Evico. Miks Jürjo sellele laenu garanteeris, seda ta ei oska praegusel hetkel öelda. Ma päriselt ei oska. Tähendab, Lättemaa ütles mulle, et see on Evicole vajalik paberite korda saamiseks ja see oli 1 nädalane. Nii et nädala jooksul Lättemaa kandis sellega Evicole tagasi. Minule on nüüd tagantjärele üritatud seletada, et Lättemaa laenas lisatööde jaoks, aga paraku oli see ka nii, et osa lisatöid tehti pärast nende rahade pööritamist. Et see on nii ja naa. Ma nagu arvasin, siis see garantiikiri on üks nendest, mille alusel praegu nõutakse summat. Ja justkui Lättemaa raha tagasi maksud, aga nemad nõuavad seda ikka veel tagasi või kuidas? Täpselt nii. Ja panga väljavõtted on seal selle kohta kõik olemas, aga nad ütlevad, et panga väljavõtetele ei ole ülekannetele kirjutatud mitte juurde, et laenu tagasi maksevad vastavalt lepingule. Kas teoreetiliselt on üldse koguduse õpetajal juriidilist õigust koguduse nimel kellegi eraisiku laenu niimoodi tagada? Ei ole. Siin selle vea olete teinud? Selle vea olen teinud. Praegusel hetkel tunnistavad kõik osapooled, et Villu Jürjo ja kogudus peavad võla tagasi maksma. Ainus, kes seda kohustust ei näe, on Villu Jürjo isiklikult.